Tervitused kõigile. Täna on mul kauaoodatud meriforelli püügipäev siis ja võtan üles seeria 6 siis. Vlogipidamisest 6. kord mul täna. Ja mõõdukala endiselt tabamata. See aasta alles teine käik, kuigi maikuu keskpaik juba läheneb. Ilm sellest muidugi märku ei ole andnud, väljas on vaevu 5 kraadi soe ja on võrreldav märtsiga. Vesi küündib võib-olla ka sinna 4 kraadi poole, 4-5 kraadi vahele. Iseenesest olud võiks olla tegelikult palju lubavad juba. Kuigi ma ei tea, kas seda õiget hooaega see aasta tuleb, järgmine nädal juba lubas suurt suve, üle 20 kraadi sooja ja täna siis jah, puhub siuke mõnus läänekaare tuul. Vesi on selge ja teen õhtuse püügi. Tulin peale tööd. Väga pikka päeva ei teegi, aga siiski planeerin, et õhtud on praegu valged, et 4 tundi. Võtan ühte suuremat rannikuala siin läbi, siis erinevaid rante, sügavikke ja madalikke. Kui nüüd miski alt ei vea, eelmisel korral merikapüügil mul hakkasid püksid lekkima ja ma liimisin nad ära, väike test pükstele ka, et kuidas nüüd peale püüki täna nad peavad mul. Eks ja paistab üldse, kuidas see aasta selle merikapüügiga jõuab veel. Aga ärme mõtle pikalt ette ja elame hetkes. Ning asume siis tänase meriforelli püügipäeva kallale. Anname 4 tundi merele piitsa. Proovime vahepeal rohekas kollakat lanti. Et seal kiviplatoo ümber loopisin läbi ala, seal ei toimunud midagi. Liigun siin madaliku peal vaikselt edasi järgmise nuki peale ja seal eemal paistab siuke vahusem laine ka. Vaikselt liigun sinna poole.
jah, selle kandi peal on selline mitmekesine ja väga huvitava reljeefiga põhi ka, et kalale siin liikuda peaks meeldima. Ristlainetus on ka siin. Lootused on alati suured iga püügipäeva alguses. Kala koha pealt on vaikne ja teen landi vahetuse. Proovin roosa landiga. Vesi on veel külm ja roosa ja külm on omavahel hästi sobinud. Võttude koha pealt. Esimesed 1,5 tundi on möödunud. Ja kala nagu ikka Merika püügi puhul mul ei ole endast ükski märku andnud. Tagataamal paistab veel üks püüdja saabunud olevat 400–500 meetri kaugusel. Sisuliselt üle 2 tunni nüüd ligunetud ja kammitud ühte sektorit. Tulemust ei ole. Nüüd mõtlesin, et enne kui ma siia tulin, ma planeerisin kohe niimoodi, et ma panustan suhteliselt lühikesele püügialale nende tundide jooksul, mis ma siin täna olen.
ja siis alati, kui püüki hakkan lõpetama, mõtlen, et võib-olla oleks pidanud rohkem kohti läbi käima ja laiemalt seda kala otsima. Ja siis, kui ma teen niimoodi, siis jälle vastupidi, et oleks pidanud ikka võib-olla rohkem passima ühe koha peal. Ja tõenäosus kala võtma saada. Ühesõnaga, iga kord on selline vale tunne, et vahet ei ole. See on mul alati niimoodi, et ühe nullipäeva lõpetas, mõtled, et oleks pidanud nii tegema. Teisel päeval teed nii ja siis mõtled, et ei oleks pidanud hoopis naa tegema. Aga noh, ei ole hullu. Lõppkokkuvõttes on õnne vaja ja tihedate käikudega saaks. Oleks tõenäosus suurem. Võtan järgmise koha sisse ja pigemale paar tundi enne kui pimedaks läheb. Teen kolmanda landi vahetusega ja proovin siis lihtsalt täis hõbedat ilma igasuguse värvita. Linnud lendavad tagasi, nii külm on väljas. Üle 3 tunni püüki selja taga ja lõpusirge läheneb. Proovin siin ümber nurga veel ühe nuki peal. Lähen siit kivikari juurest sisse ja kuskil pool tunnikest siit ümber nurga veel väikest sektorit.
lõpetasin meriforelli püügipäeva 6. seeria. 4 tundi püüki selja taga ja ütleme nii, et perse märg ja mitte üks särg. Ja ühtlasi tunnengi, et kuidas vasakus jalas on vähemalt pool liitrit vett sees jälle. Nende pükstega ma rohkem ei jända. Jäävad lihtsalt jõe peale ja vaatan merele kuskilt midagi asemele. Eks siis paistab, kuidas veel see kevad jõuab meriforelli püügiga. Loodan veel paaril korral kevadel Merikale ära käia see hooaeg. Aga kindlasti jätkan püüki jõgede peal, jõeforellil ja juba merel siis, kui Merikale enam merikahooaeg on läbi, siis augi taga ajama, augi püüdma. Näeme siis järgmises videos ja võib-olla näeb kala ka juba.